Tere päevast! Siin on läbi tähevärava vaimse tervise nõuandenurk iseenda heaks. Mina olen psühholoog, psühhoterapeut Kaidili Välb. Ja täna ma tahan rääkida sulle sellistest väikestest eneseabinippideks, mida nimetatakse 10 sekundi tehnikateks. Ja tavaliselt on need nipid siis selleks, et aidata meil meie aju ainevahetust ja aju tegevust tasakaalus hoida. Näiteks, kui on mingisugune olukord, mille peale sa ärritud, mille peale sa vihastud, me kõik teame igasuguseid asju, mida teha, aga need ei tule meil sellel hetkel meelde. Et kuidas siis ennast päriselt aidata, selles on küsimus. Ja ärevuse ja viha puhul on siis oluline see, et me harjutaksime neid stressi või pinget maandavaid tehnikaid siis, kui me oleme rahulikus meeleseisundis. Ja 10 sekundi tehnika, ma võtan selle näite, seda on väga hea ekraani ees teha, et sa paned pöidla ja nimetissõrme kokku ja 10 sekundit hõõrud neid omavahel ja samal ajal mitte millestki muust ei mõtle, ainult jälgid ja tajud seda tunnet. Nii, 10 sekundit sai nüüd täis sellest hetkest, kui ma vait jäin. Et see on nii väike aeg ja seda tuleks teha siis mingisugune 4-5 korda päevas ja vähemalt 4-5 korda päevas, aga ideaalne oleks siis kuni 15 korda. Aga sa nägid, et see 10 sekundit, et kui sa korrutad 15-ga, et kui lühikene aeg see tegelikult on ja sisuliselt sa oma päevast ei kaota mitte midagi. Aga siin on nagu see koht, et tavaliselt meil ei tule meelde, et vaat ma pean seda tegema. See võib olla ka see, et sa ei pea näppu, sa võib-olla teise käe sõrmega, ma ei tea, põlve otsa sügada on ja samal ajal tunnetad seda tunnet, mis sul selle sõrme all on. See kõrvalesta sügada, ükskõik mida, eks ju. Aga see on see 10 sekundit on su tähelepanu ühel väikesel asjal. Ja siin on nagu see väga selline tore fenomen, et oluline on siis et meil ei läheks meelest ära neid 10 sekundi harjutusi teha, on oluline neid liita olemasolevatele tegevustele. Näiteks, ma ei tea, käid hambaid pesemas, samal ajal teed. Sest hamba pesemise ajal sa ei pea mõtlema selle peale nii, kuhu ma selle harja nüüd panen, mis ma teen. Sa teed seda nagu, kuidas ma ütlen, no iseenesest, eks ole, sul on see nii sisse harjutatud, et sa ei pea mõtlema selle. Samal ajal käsi saab teha seda liigutust, eks ju. Või ükskõik mida tehes, näiteks juukseid kammides, kammid ära, teed oma 10 sekundit sinna otsa. Et mingid sellised asjad, et sa juba olemasolevatele tegevustele liidad, aga seal juures on siis tähtis see, et sa tegelikult iga päev samu tegevusi tehes teeksid sinna otsa ka neid 10 sekundi tehnikaid. Ja see tähendab seda, et inimesed, kes on seda nagu katsetanud, ütlevad selle kohta niimoodi, et tead, et see on nii sees, et sa juba automaatselt teed seda nagu poes kassajärjekorras ja mingi suvalises kohas, et sa lihtsalt nagu teed neid. Aga selle asja mõte on see, et see oleks sul nii sees, et kui sul tekib see ärevus või sul tekib see viha, et sa siis tegelikult suudaksid, see tuleb meelde, see oli see koht on ju, või seal põlve otsas või kõrvalesta taga, ükskõik kus kohas, et see on mingi asi, kus ma tunnetan seda ühte asja ainult 10 sekundi jooksul. Soovin sulle ilusat päeva ja rõõmsate kohtumist!